Tere, kallid saatevaatajad! Olete taas kord Kigu TV lainel. Mina olen Silver. Ja mina Gloria. Tänases saates vaatame, mis tegevused toimusid meie koolis märtsikuus. Gloria, kas sa teadsid, et linnas korraldatakse muinasjutuvestjate konkurss? Muidugi, ka meie kool võttis osa üritustest ning kooli parimad muinasjutuvestjad osalesid linnakonkursil. No mis ta? 5. märtsil toimus meie koolis muinasjutuvestjate konkurss, et välja selgitada kooli parimad muinasjutuvestjad ja saata nad meie kooli esindama linnakonkursi. Seal osalesid 6 õpilast 1. kuni 4. klassini. See kõik kestis mitu kuud ja mitu päeva, kuni lõpuks oli lohe nii paksuks läinud, et ta ei suutnud enam liigutada. Olid jõulud ja kuningas hakkas jälle andma kokale käsku, et tee korralik jõululaul. Aga see aasta millegipärast palus raudmees teha rauast piparkooke. Võib-olla sellepärast, et kuna eelmistel aastatel on need piparkoogid läinud raudkõvaks, milleks siis raisata head piparkoogid ainas, kui kohe rauast teha. Kalossi kummitus, kaljukangur. Kuningalossi pööningul elas kord kummitus. Ta oli juba mitu-mitusada aastat vana. Aitäh sulle, Raiko, aitäh. Ja nüüd üks ilus ühine. 10. kuni 14. märtsil toimusid meie koolis väikestamas emakeelepäevad. Vaatame, millega seekord meie pisemad hakkama said. Ei ole öeldud tuulde. Teemaline emakeele nädal toimus 10. kuni 14. märtsil, mille üritustest võtsid osa 1. kuni 7. klass. Sellel nädalal toimus emakeele olümpiaad, ülelinnaline luulekonkurss, plakatikonkurss teemal aja puudutuse aeg ning kohtumine tuntud kirjaniku Mika Keraneniga, kes tutvustas oma raamatuid ja jagas autogramme. Emakeele nädal lõppes piduliku autasustamisega. Aga tead, Silver, kas Suurdemajas tähistati emakeele nädalat? Kas sina võtsid üritustest osa? Jah, võtsin küll osa. Vaatame, mida põnevat toimus sellel nädalal. O kallis kivilinnake, o kallis kivilinnake, me armas koolimajake, me armas koolimajake, meid sa oled harinud, meid sa oled harinud, meie parim õpetaja Anneli, meie parim õpetaja Anneli. Laulurahvas, lugejarahvas, teemaline emakeele nädal, mis haaras kaasa kõiki gümnasiste ning 8. ja 9. klasse, toimus 10. kuni 14. märtsil. Selle raames korraldati televiktori, kus võisid osaleda kõik klassid. Erinevatel vahetundidel toimus riigilaulu konkurss teemaga tänulaul koolile. Laulupeo muuseumi loeng aulas ning muidugi oli ka võimalus õpilastel teha e-ütlus. Nädal lõppes parimate klasside ja tublide inimeste autasustamistega. Minu öö on, kui ma uin. Vaste lange, üle jange. Viimaks ka pisut meie kooli korraldatud üleriigilistest tehnoloogiapäevadest. Tundub huvitav. Vaatame siis seda videolõiku. Nii vahvateid on täna nii palju. Meil on tavaliselt tehnoloogiapäevad olnud sügisvaheajal ja kevadvaheajal. Praegu on see kevadvaheajal rohkem välja kui talvevaheajal. Aga sellegi poolest ma arvan, et meil on siin sees on niisugune mõnus ja tore tegevus.
17. kuni 18. märtsil toimusid koolis tehnoloogiapäevad. Selle aasta ürituse teemaks oli ahelreaktsioonid. Üritusel osalesid 7. kuni 9. klassi õpilased, nii poisid kui tüdrukud. Sellel korral tuli välja mõelda ja valmistada maailma põnevaim ahelreaktsioon. Ahelreaktsioonis oli võimalik kasutada erinevaid materjale, alustades klotsidest ja lõpetades Lego Mindstorms detailidega. Esimene, kes siis siia tuleb, on Christopher Piir. Kevin Evisalu. Markus Tõnissaar. Andres Rõõm. aga see pole veel kõik. Meie klassivennad tegid naistepäeva puhul huvitava eksperimendi, mida võiksid eriti tähele panna kõik noormehed. Mehed, vaadake siis tähelepanelikult. Tere, mina olen Markus. Tere, mina olen Robert. Tänases naistekuule pühendatud saates me värvime lilli. Selle jaoks me kasutame punast toiduvärvi ja ka oranži toiduvärvi. Ohvriteks on langenud Prismast ostetud roosid. Aga alustame. Nüüd me võtame toiduvärvi, valame seda sisetunde järgi, kuna täpselt kasutusjuhendit ikkagi ei ole leiutatud. Ma arvan, et sellest peaks piisama. Umbes veerand topsist. Pulber vaib kohe põhja. Segame ära ilus punane värv. Ja nüüd me peaksime ootama tund aega. Ja täpselt, mina kordan nüüd tema tegevust lihtsalt. Tund aega kannatust. Nüüdseks on möödunud katse algusest tund aega. Roosi, mille me panime punasesse vette, on tõmbunud pealt õrnalt roosakaks. Ja roosi, mille me panime oranži vette, on tõmbunud pealt õrnalt kollakaks. Mis tähendab, et meie katse õnnestus. Me jätame need lilled nüüd siia vette veel 28 tunniks ja me vaatame, kas siis on veel suuremaid muutusi. Meie katsest on möödunud 22 tundi ja meie kollasesse vette pandud lill on muutunud vägagi kollaseks. Ja punasesse vette pandud lill on muutunud roosaks. Seega võib meie katset lugeda õnnestunuks. Tõin ka teisi, kauneid öisi, liitsus üles meelde jääb. Saate lõpuosas tahaksime teada saada, kui paljud meie koolist 1. aprilli puhul tünga said. Tere, kallid vaatajad! Tänases Vox Populis me küsitleme inimesi, kas nad said 1. aprillil tünga või ei saanud. Lähme vaatame. Kas teie saite 1. aprilli puhul tünga? Ei saanud. Jaa. Kirjeldage. Väga põnev oli. Kris tuli minu juurde ja ütles mulle, et mul on pluus must ja siis ma jäin uskuma seda. Väga sügav. On. Ma ise mõtlesin selle üle väga pikalt. Ei saanud. Kahjuks mitte. Ei saanud kahjuks, aga ma tegin tünga. Aga kuidas te tegite ja kellele? No ma rääkisin oma tüdrukule, kuidas ma pean Võrust ära kolima ja siis on kõik nagu. Jaa. Kirjeldage. Ei kommenteeri. Okei. Kas teie saite 1. aprilli puhul tünga? Ei, ma õnneks pääsesin. Jaa. Kirjeldage seda. Hommikul ema tuli tuppa, ütles, et ma olen hiljaks jäänud, aga tegelikult ei olnud. Ei saanud. Ei saanud. Ei saanud. Ei. Kahjuks ei, ja te küsite seda teist korda. Ma pean kohe mõtlema tagasi selle puhul. Mis korraks sain? Kirjeldage seda juhtumit. Ei mäleta. Palun. Ma tõsiselt ei mäleta, aga ma ise sain teha ja see valmistas mulle palju rõõmu. Jaa. Palun kirjeldage seda juhtumit. Ma sain tünga oma vanamalt. Kuidas ta tegi teil tünga? Ta helistas mulle, ütles, et ta mu maja ees. Mu vanaema tegelikult... Virumaal. Mis asja? Et mu vanaema elab Ida-Virumaal. Jaa. Palun kirjeldage seda.
ma ei mäletagi. Pidin sõbraga kokku saama ja siis ta ütles, et ta tegelikult ei tulegi. Aga tuli hoopis. Aitäh, aga kuidas teiega? Ja mu isa tegi mul aprillinalja küll. Kuidas ta tegi selle aprillinalja? Ma olin näljas ja siis ta helistas mulle, et kuule, et tule tuppa kiiresti, et meil on sul abi vaja. Ja mul oli nagu põhimõtteliselt oli suht kaugel ja siis jooksingi kiiresti koju. Ja siis issi ütles mulle, et tüng, kuule, mine välja tagasi. Tänase Vox Populi põhjal võib öelda, et paljud inimesed ei saanud tünga, aga osa ka said. Et mõned inimesed said siuksed tünga nagu vaata, su särk on must ja siuksed vanad naljad. Aga oli ka päris huvitav, et ka meie koolis tehti aprillinalja, et oli tüdrukute vetsu peale kleebitud silte poiste vets. Paljud tüdrukud läksid seal õnge ja ei teagi, mis selle võis põhjustada, kas asi oli tähelepanematuses või kuigi kogu aeg on tüdrukut, et see on, keegi ei ole seda ümber muutnud. Ei tea. Nii et jah, nägemist ja järgmise korrani. Täname vaatamast Kigu TV teiste toimetuste kohta juba järgmises saates. Seniks nägemiseni!